Oli jällegi vaikne nädal Turpsi Vabariigis. Kuigi ilmad olid vihmased ja jalgualune porine, oli kõigil hea tuju. Reinjärved pidasid oma 50 aasta juubelit. Juubelipidu oli lõbus ja see andis Endlile võimalus pajatada jälle sellest, kuidas ta Mannil kosjas käis. Mannil oli ju kaksik õde Merle ja nad olid kogu aeg koos, peaaegu nagu siiami kaksikud. Endel passis mitu aastat enne, kui leidis momendi, kus sai 4 silma all Mannile abiellumise ettepaneku teha. Kui Mann oli oma jah-sõna öelnud, küsis Endel, kuhu me peaks sõitma mesinädalat veetma. Ma ei tea, vastas Mann, ma küsin Merle käest. Aga Endel juba ennetas probleemi ja seletas viisakalt Mannile, et mesinädalat on palju lõbusam pidada ikka kahekesi. Ja nii see oligi. Mann ja Merle saatsid talle iga päev postkaardi Stockholmist. Koolides algas vaheaeg. Noormehed, 12. klassi õpilased lähevad hommikuti juba varakult postkasti kontrollima, lootes leida sealt sõjaväekutset. Turpsi Vabariigis on sõjaväes teenimine suureks uhkuseks. See on tunnustus, et mees on vaimselt, moraalselt, füüsiliselt ja intellektuaalselt vääriline Turpsi Vabariigi vabaduse eest, kui vaja ka relvaga võitlema. Nendest, kes pole kaitseväes teeninud, lugu ei peeta ja mis kõige hullem, neist pole ka tüdrukud huvitatud. Mõned lähevad üle piiri Eestisse, kus kvalifikatsiooninõuded teenistuseks ei ole, lootuses, et hiljem inimesed, kes neid hästi ei tunne, arvavad, et nad on ka päris sõjaväeteenistuse läbinud. Peaminister Heino tegi ammugi kõikidele ministritele ja nende alluvatele selgeks, et riigieelarve ei ole mitte ministeeriumi kulutusteks antud, vaid rahva heaoluks. Heino rõhutab, et rahad ja programmid peavad olema rakendatud nii, et need tooksid võimalikult palju kasu Turpsi Vabariigi rahvale. Turpsi Vabariigi tulevik on Turpsi noored, kinnitab ta. Noorte edukas ettevalmistamine kindlustab Turpsi Vabariigi tulevikku. Selleks peavad kaasa aitama kõik ministeeriumid. Riigikaitsealal on sätestatud eriti tihe koostöö Kaitseministeeriumi ja Haridusministeeriumi vahel. Mõlemad ministrid otsustasid, et sõjaväeteenistus on suurepärane võimalus noorte juhendamiseks ja õpetamiseks ausateks, töökateks ja patriootilisteks kodanikeks. Nad on koostanudki programmi, mis on muutnud Turpsi Vabariigi kaitseväed kõige suuremaks õppeasutuseks riigis. Selle eesmärk on valmistada Turpsi noori sellisteks kodanikeks, kelle elutöö aitab neil hästi elada ja Turpsi Vabariigil õitseda. Haridusministeerium koostab ja juhendab õppeprogramme. Igal riigikõrgkoolil on kohustus anda 100 tundi riigikaitsealast koolitust kõikidele tudengitele. Need on iga kõrgkooli eriala sissejuhatuse klassid. Kaitseministeerium on koostanud praktiliste õpingute programmid, mis aitavad praktiseerida klassis õpitut. See annabki noortele hea ettevalmistuse olla mitte ainult oma ala spetsialistid, vaid ka tulevased liidrid, kes oskavad ka teisi juhtida ja vastutada töö tulemuste eest. Näiteks on võimalik noortel, kes õpivad insenerideks, saada praktikat teoreetilise koolituse kõrval ka sellistes tegevustes nagu maa mõõtmine ja buldooserite, raskete ehitusmasinate ning veokite kasutamine. Praktilise koolituse juurde kuulub ka arvutite programmeerimine, side loomine, taastamine ja kaitsmine ning esmaabi, masinate hooldus, toitlustus ja palju muud kasulikke programme. Kaitseväe ja haridusministeeriumite koostöö tulemusel saavad õpingud edukalt läbinud noored sertifikaadid, mis tunnustavad Kaitseväe õpitut ja aitavad neil huvitavat ja hästi tasuvat tööd leida ka eraelus. Noorte ettevalmistusel on tähtis roll ka meie tublil sotsiaalministril Hanna Abil.
Ta aitab teha kaitseministri ja haridusministri koostööd veelgi tõhusamaks noorte vaimse ja moraalse koolituse programmidega. Minister Abi teab, et nii saab kõige paremini kontrollida Turbsi Vabariigi tervishoiu ja karistuskulusid. Kui noored ei hakka suitsetama ega jooma, siis on nende tervishoiukulutused täiskasvanud palju väiksemalt. Samuti sooritavad karsked noored palju vähem väärtegusid, mis on karistatavad. See aitab vähendada õiguskaitseorganite ja kinnipidamiskohtade kulutusi. Sotsiaalministri ettepanekul lubatakse ajateenistusse võtta ainult neid noori, kelle käitumine seda väärib. Seetõttu ootavadki kõik noormehed oma kaitseväe kutset. Nad teavad, et kui nemad saavad osaleda selles Turbsi Vabariigi kõige suuremas ja edukamas haridussüsteemis, siis on ka nende tulevik kindlustatud. Sotsiaalminister kasutab 10% oma eelarvest noortele huvitavate ajaviiteprogrammide organiseerimiseks ja andnud selle ülesande politsei jaoskondadele. Pealinnas sponsoreerib prefekt Olev Kookla mitmeid spordimeeskondi. Ta on organiseerinud noorte jalgpalli, korvpalli, suusatamise, jäähoki ja isegi Ameerika pesapallimeeskonnad. Vanem konstaabel juhendab koos Kaitseliiduga noorkotkaid, õpetab noortele orienteerumist ja viib neid matkama ja laagritesse. Noortele, kes osalevad programmides, antakse tõend, mis aitab kindlustada neile ajateenistuse kutse. Need, kes on osalenud ministri Abi poolt algatatud üritustes, on sobivad ka sõjaväeteenistuseks. Turbsi rahval on põhjust olla uhked oma noortele. Nad teavad, et need noored, kes meestena lahkuvad ajateenistusest, on ka tulevased Kaitseliidu liikmed, et olla valmis riiki kaitsma igasuguse ohu vastu ja tõttama vajaduse korral appi ka Päästeametile ja politseile. Reedeks olid noored oma ajateenistuse kutsed kätte saanud. Esmaspäeva hommikul rivistati noored ajateenijad Lembitu Ausamba platsile, kust uued sõdurid marssisid gümnaasiumi puhkpilliorkestri saatel raudteejaama juurde, kus nad lillede, vanemate õnnistuste ja sõbrannade suudluste saatel rongile läksid. Seekord rohkem uudiseid polegi meie väikesest Turbsi Vabariigist, kus kõik poliitikud on ausad. Rahvas on abivalmis. Kroon on stabiilne. Mehed on tugevad ja terved, naised on virgad ja kaunid ja 50% lastest on andekusest üle keskmise.